Tervist kõigile! Mul on suur au siin teie ees seista ja ka loodan, et olen teises saalis kuulda, et nii palju emotsioone valdab mind täna. Et kui ma täna siin bussiga sõitsin, siis mulle meenus eredalt minu teekond õeks saamisel ja meenus üks konkreetne selline seik sellest algusest, et ma töötasin Kaitseväes parameedikuna ja pidin just minema missioonile Afgaani. Olin juba väljaõppes sees, viimased kuud olid veel jäänud ja olin raudkindel, et ma olen varsti kõrbes. Ja siis üks meditsiiniohvitser, kes oli õde, ütles, et kuule, sa oled natuke terasem kui keskmine parameedik, et sa peaksid õeks minema õppima. Ütlesin, okei, hea mõte. Kunagi matemaatikaõpetaja ütles, et sa ei kõlbaks muuks kui kraavikaevajaks. Ma nii arvasingi. Elasin selle teadmisega, aga siis ta käis nagu peale mul kogu aeg nagu pidevalt selle teemaga, mine, varsti tuleb kandideerimised ja vastuvõtt algab ja see on hea küll, et ma lihtsalt tema heaks nagu lähen läbi. Nagunii ei saa ja siis ma saan edasi minna sinna kõrbesse. Ja juhtus nii, et sain. Ja siis ma olingi kimbatuses, et see oli mu elu raskem otsus sel hetkel, et kas siis minna relvavendadega teenima, olla nende kõrval või siis minna ja teha kannapööre ja minna siis õppima Tallinna Tervisekõrgkooli õeks. Ja õnneks ma tegin selle hea otsuse, ma läksin õppima ja ma ei kahetse seda siiamaani kunagi, sest see on andnud mulle vundamendi, mille pealt ma siiamaani ammutan teadmisi tarkusid. Ma olen saanud sealt sõprused, ma olen saanud sealt kogemused kolleegid, kellega ma siiamaani tervisekorraldust korraldan ja tegelen selles valdkonnas. Ja ma sain sellise toe sealt, et ma pean tunnistama, et see oli väga hirmuäratav. Minu jaoks veelgi hirmuäratav oli see seltskonda minna, sest et ma tulin keskkonnast, kus oli 90+% mehed ja läksin seltskonda, kus oli 90+% naised. Nii et minu jaoks oli see hirmuäratav, kui kõrbesse minna lahingut pidama. Aga see teekond on kauge ja pikk olnud ja ma olen väga-väga tänulik, et see õendus andis mulle selle vundamendi. Ja kui siin enne mainitud ka, et õed on tervishoiu selgroog, siis ma võin seda täitsa siiralt öelda, et nii see on ka. Nägin seda nii COVID-i vaatest, kus ilma õdedeta ei oleks mitte midagi tehtud ja näen seda igapäeva tervishoius ka. Aga lähen natuke edasi selle teemaga, et aeg surub peale ja vaatan, mis Terviseameti register suudab pakkuda. Vaatan õige nuppu ikka. Nii. Ja ma ei saa kahjuks, ma pean vabandusega alustama, et esialgu lubasin korraldajatele suure suuga, et ma hakkan rääkima tervishoiu ristkasutusest või tervishoiutöötajate ristkasutusest õdede lõikes. Kahjuks jäid nädal kuskil ajas puudu, et nende andmete puhastamine on päris suur töö selles vaatest, et jah, meil on olemas need andmed praegult, küll aga on seal tuhanded töötajad veel tööandjate arvel, kes ei ole lihtsalt maha võetud, kuivõrd edasi liikuma. Me näeme, makse ei liigu sealt töötajate registrist, küll aga me ei saa neid esitada sellisel kujul, et see oleks vale. Aga hoidke silmad pärani, sest et varsti tuleb ka siis selline teave, kus siis me teeme analüüsi teavit avalikuks, kus me räägime täpsemalt siis, et kui mitu õde kuskil töötab näiteks, kui suur see ristkasutus on. Tunnetuslikult kõik teame, et see on päris suur, erinevates maakondades kuskil 10–25%, olen valdkonnas, kas see on siis haiglas või perearstis või nii edasi. Aga see täpne arv ei ole teada ja see on hästi oluline teave just selles vaates ka, et kui me mõtleme, et kui palju õdesi meil juurde vaja on või kui palju lahkub või kui suur see nagu selline tervishoiupuhver tegelikult on. Me teame, et töötab aurude peal, aga kui palju tegelikult ilma andmeteta on seda väga raske öelda. Aga midagi ma ikka saan teile esitada, nii et vaataks selle õdede arvu. Et Ilona juba rääkis, et Terviseameti registris on kuskil peaaegu 16 000 õde ja ma pean mainima kohe ära, et seal te olete siis kuni surmani, kui te selle õekutse saate. Keegi teid ära sealt ei võta, et see arvamus, et kuidagi riik või Terviseamet võtab teil kutse ära, kui midagi väga valesti ette, siis antud hetkel see kahjuks nii ei ole, et seda saab peatada väga rasketel tingimustel aastaks kuni 3 kohtuotsusega, aga te olete seal edasi. Et see on tõesti see, et kui te kaote rahvastikuregistrist ära, siis te kaote sealt ka lõpuks ära. See ei näitanud seda, kui palju tegelikult töötab. Andmete pealt hinnanguliselt töötab kuskil 8900 õde praegult ja ametikohtade vaates kuskil 8300. Tegelikult me näeme juba ära, et sadu ametikohta täidetakse ületunnide arvelt. Ja kui me vaatame siin, et vanuselist jaotust, siis tegelikult juba me näeme, et kuskil 30%, umbes 1/3 on juba päris eakad õed, kes endiselt kas töötavad või on siis registris.
ja me näeme seda trendi ainult kasvamas. Juba selles vaatest on see juba muret tekitav, et kui me vaatame, kui palju õdesi juurde tuleb, et praegu näeme siin aastate trendi kuskil 370, 470, varsti hüppeliselt suureneb tänu selle 700 piirini, siis tegelikult ikkagi see on see, et ees kaob ära, juurde tuleb ka, aga kuskil ikkagi me jookseme nagu võidu selle nii-öelda probleemiga, et kas me tegelikult ka suudame nagu toota nii palju, kui vaja on ja nii nagu Martin või Mark Kull ka rääkis, siis me ei taha küll arstidelt midagi ära võtta, aga seda tööd on nii palju, et tegelikult jätkub seda kõigile. Kui me vaatame ka siis välisriigist tulnud õdesi ja hiljuti just OECD majandusanalüüs tuli välja, mis siis andis ka tervishoiublokist ülevaate, siis mind nagu, ma teadsin seda numbrit, aga mind ikkagi nagu jahmatas see, et kui vähe tegelikult õdesid või üldse tervishoiutöötab kokku meil Eestis töötab, kes tegelikult on kuskil välisriigis hariduse saanud. Ja ma ei tahaks öelda, et see on nagu eesmärk oma, et suur migratsioon, et tulge igalt poolt Sambiast ja Ukrainast ja tulge tehke meie tööd, aga fakt on see, et OECD keskmine on kuskil 5–15% olenevad siis metoodikas, kuidas vaadatakse ja meil on 0,2%, mida ma siis lõpus slaidil ka toon. Eelmine aasta 3 õde tuli meile juurde välisriigist, kes siis läbisid selle protsessi, et ta vastab meie kvaliteedile. Et 3 õde nagu üsna vähe ja ma ütleks ka, et me peame seda tooma massiliselt, aga kui me tahame seda number 1 probleemi tervishoius kuidagi lahendada, mis tähendab nii optimeerimist kui ka tervisetöötajate juurde tootmist, siis see on üks nagu meede, mida ka siis OECD esile tõi. Aga ma tean, et tervisekõrgkoolid mõtlevad kaasa selle suunal ja ka selle Ukraina sisserändamisega, mis meil toimus põgenike nii-öelda lainevaatest, et selles teemas on ka nagu päris palju juba arutletud, et liigutaksegi edasi. Kui me vaatame erialade kaupa, et siis tegelikult tuleb välja, et Ilonal olid uuemad andmed kui mul, mõne aastane aprilli viimast andmeid, aga summa summarum on suhteliselt sama, et eriõdesid me veidi alla 1000 ja jaotus on teil slaidil ka näha, et kõige rohkem on intensiivraviõdesid ja kõige vähem on siis kliinilisi õdesid ja nii nagu ka doktor Kull rääkis, et tegelikult kliinilised õed on need, kes katavad ju kõige suuremat seda vajadust ära, et kuidagi nagu liiga vähe, et ma ei oska öelda, mille tõttu see niimoodi on, aga võib-olla see on ka niisugused trendid, et intensiivõendus, mis on siis erakorrameditsiin, saab kiirabi brigaadijuhiks, tundub võib-olla selline, ma ei tea, seksikam ja vaimne terviseõde, mis on siis praegu väga suur trend vaimse tervise vaatest, võib-olla see on ka, annab hoogu juurde, aga selge on see, et kõiki need on juurde vaja rohkem, kui tänapäeval on neid. Ja keskmiselt siis eriõdede vanuseks on siis 35–55, aga see annab väga palju teadmist juurde. Et kui me vaatame, huvitav fakt on see, et kui palju õdesi on, kellel on rohkem kui üks eriala, siis neid väga palju ei ole ja ma ütlen, et peaks väga palju juurde ka tulema, aga me näeme, et 21 õde omab siis korraga 2 eriala ja isegi meil on registris siis, kes 2 eriala me vaatame ka, on ämmaemandad, kes teadupärast saavad ka siis õenduseriala pädevuse ja kui nad on registris ämmaemadana, siis enama jaolt on nad siis registris ka õena. Et seda vaadates on ka need 2 eriala vaatest, aga need ei lähe eriõe alla. Ja huvitav fakt on ka seda, et isegi 3 erialaga õdesi on olemas, meil on neid täpselt 2 ja kui me eksi, siis on erisus ka, et ühel on vaimse tervise, siis on intensiivravi ja kliiniline ja siis teisel on vaimse tervise intensiivõde ja siis terviseõendus. Nii et isegi mõni on nii tubli olnud, et saab 3 eriala endale ära. Loodan, et ta siis töötab ka kõigil 3, igal juhul see rikastab teda. Vaatame õdede eristaatused, siis see on midagi muud kui eriõde. Et õdede eristaatus on siis enamjaolt retseptiõigus, mida siis varasemalt polnud, see on nüüd rohkem massidesse jõudnud. Ja mul on hea meel näha seda, et see õigus on ka siis antud riigi poolt ja seal on ka sisu on taga. Me näeme praegu, et pere retseptistaatust omab 290 õde ja eriõdede retseptiõigust omab 327. Mõlemal juhul summa summarum selline 2% lõikes ja see on praegu kasvavas trendis ka, kus me näeme. Ja siinpool võib-olla õdede rollis kui sellised, annabki see slaid kõige rohkem nagu märku sellest, kuidas see nagu kasvanud ja ajas muutunud. Et kui me mõtleme siin 10-15 aastat tagasi, kiirabi on hea näide, kus ma töötasin aastaid, et kunagi oli 80% kiirabi brigaadijuhtidest arstid ja 20% sellised tublimad õed, siis nüüd on see vastupidi. Nüüd on 80% ja rohkem protsenti on kiirabi brigaadijuhtidest õed ja 20% on arstid
ja kui me vaatame siis nii-öelda patient outcome ehk siis tulemust, siis tegelikult ei ole suurenenud hospitaliseerimise arv, ei ole ravivigade arv suurenenud, ei ole see patsiendi rahulolu, küsitluse tagasiside kuidagi halvenenud. Eks me näeme, et tegelikult õdede roll on õigusega kasvanud, nad suudavad rohkem ja neile tuleb ka vastutust anda, kuna nende pädevus on ajas ka kasvanud. Et see on lihtsalt üks näide sellest retseptiõiguse vaatest, aga tegelikult näiteid on väga-väga palju, kuidas õde on arenenud ja see revolutsioon on ka toimunud sisulises vaates. Terviseameti registris on ka tegevusload, et selle tegevuslubade ja tervishoiutöötajate registri see võlu ongi see, et nad töötavad kahasse. Mis tähendab on see, et kui inimene, kes Eestis elab, tahab saada tervishoiutöötajaks ja tegeleda tervishoiuteenuse osutamisega, siis ta peab kuuluma Terviseameti registrisse, ilma selleta ta ei saa. Selleks, et asutus saaks oma tegevust teha, peab tal olema siis tervishoiuteenuste tegevusluba ja teie siis töötajatena kuulute selle tegevusloa peale. Ja läbi selle õigust, et te kuulute, neil on need asjad olemas, siis te saate ka TIS-i ligi ehk tervise infosüsteemi. Nad on siis selline vundament kogu sellel süsteemil, et ilma selleta, kui te ei kuulu tervishoiuteenuste tegevusloale, te ei saa teenust osutada ja samuti ei saa siis ka asutusteenust osutada, kui see tegevusluba pole. Aga huvitav on see, et kui me räägime tegevuslubadest, siis me ei räägi ainult mingi haiglatest või teistest suurtest kliinikutest, me räägime tegelikult õendusabist. Ja õendusabi numbrid on ka siin esile toodud, ambulatoorset tegevusluba oma õed siis tegeleb peamiselt koolitervishoiuga, mida on siis kuskil 40% oma lõikes koduõendus, samuti 40% lõikes ja siis veidi vähem on siis iseseisva vastuvõtu õendus, mis on 22%. Ja huvitav lihtsalt tendents, mis me nägime ka oli COVID-i aastal 2020, kus siis väljastati meie mõistes nagu selline rekordarv iseseisva koduõenduse tegevuslubasi, mis oli 55 ja me ise arvame, me ei tea täpselt, et see ongi siis tulenevalt sellest, et inimestel oli nagu rohkem vaja sellist koduõenduse tuge, kuivõrd haiglad oli vaja hoida nagu rohkem nagu tühjemad COVID-i patsientide jaoks ja üleüldiselt sellised külastuskeelud olid ka. Et hea on näha, et siis tervishoid kohe plastiliselt muutus ja ka õendused andsid selle rolli või selle nagu. Koolitervishoid, kus on siis selline suurim nagu protsentuaalne osakaal ka, et me näeme, et siis Harjumaale, kus on nagu ja Tartumaale, kus inimesed on koondunud, ilmselgelt on seal kõige rohkem ja väiksemates maakondades on nagu vähem neid tegevuslubasid võetud ka. Et see on selline lihtsalt üsna loogiline jaotus kui populatsiooni tiheduse vaatest. Ja kui ma vaatame õdede migratsiooni, et ma rääkisin enne, kui palju sisse tuleb, aga nüüd võiks rääkida, kui palju välja tuleb, et hästi palju meedias läbi käinud, et kõik arstid lähevad igale poole maailmas ära Soome tööle, et Eestis makstakse liiga vähe palka, siis ka õed liiguvad välja, aga nende numbrite pealt, mis me näeme, kus võetakse nagu meie käest see tõend, et nad siis saavad töötada kuskil mujal Euroopa riikides või ka siis väljaspool Euroopa riiki, siis me näeme tegelikult üsna vähe seda numbrite vaatest. Kui ma vaatan praegu, siis viimase 4-5 aastaga võetud 87 välismaale tööle mineku tõendit. See nüüd võib-olla ei kajasta kogu tõde, et õde võib ju töötada kuskil mujal ja võib-olla seal asutuses konkreetselt ei nõuta seda, aga see annab mingi ainduse selle kohta, et kui palju tegelikult välja liigub. Et ma ei nimetaks seda vaadates üleüldist õdede arvu, et see nagu meeletu nii-öelda kadu oleks. Päeva lõpuks me ei tea ka, kas nad on tulnud tagasi, tõenäoliselt on. Teen ise paari õde, kes on läinud paariks aastaks, ammutanud kogemusi ja siis tulnud tagasi. Ja nüüd see on iseenesest ju hea, et ta toob neid kogemusi ja teadmisi ka välisriikidest. Ja õdede palgast kindlasti seda mitu korda juba räägitud. Numbrid on siin nagu ära toodud, küll lihtsalt võib öelda, et ka kui me eksi, siis viimase 5 aastaga et on nagu põhimõtteliselt 55% nagu palgale juurde tulnud, kui me eksi, et õdede vaatest nagu näha. Ja see on nagu minu arust väga tugev saavutus, mitte lihtsalt ka inflatsiooniga võideldes, vaid seda õdede rolli jällegi tähtsustades. Ja siin tuleb õdede liitu kindlasti nagu kiita, et see kollektiivlepingu saavutus, mis on tehtud, et iga aasta võideldakse välja selline ikkagi kindel miinimummäär, mille alla ei tohi maksta, siis me näeme, et tegelikult väiksemates maakondades maksaks vähem kui nagu näiteks Tallinnas ja me võime siin elukallidust esile tuua või konkurentsitihedust enam-vähem, aga fakt on see, et kuskil peab nagu piir olema paigas, alla mille ei tohiks minna
ja see on siis nii õdede nii-öelda juurde tootmise eesmärgil, et ikkagi see oleks nagu atraktiivne töö ja samas ka ikkagi me tunneksime, et me saaksime võrdväärset palka. Samas riigi tasandil on selline huvitav tendents, et me ju teame tegelikult, et need ametikohti, mis nagu täidetakse ületunnide arvelt ja suur ristkasutus, et selle peal ju tervishoid töötab. Et noh, see, kui nüüd palgad tõusevad, mina näen ka enda nagu kolleegide pealt, et enam ei tehta 1,5 või isegi 2,0, et ma mäletan ise ka, kus ma töötasin 2 kiirabil, 2,0 ametikohti, lõpetasin Tallinnas, läksin kohe maakonda sõitma, niimoodi siis roteerus kogu aeg, vahepeal äkki magasid. Ja see oli norm ja noh, kui sa alla 1,5 töötasid, siis sa nagu olid, see oli hobi nagu sulle. Et nüüd ma näen vaikselt, tendents muutub ja see on väga-väga tervitatav, sest me tegelikult ei taha ju, et õde oleks nagu täiesti üle töötanud, läheb patsiendi juurde ja küsib, mis sa tahad. Ja ma räägin praegu iseendast, et ma mingit avastasin, et empaatiavõimelis kadus ära mul puhtalt ületundide arvelt. Ja mul on hea meel näha, et see nagu tendents muutub, aga see paneb riigi nagu sellist kentsakas olukorda, et kui me siiamaani oleme niimoodi nagu purjetanud, siis me saame aru, et varsti enam purjetada niimoodi ei saa. Ja siin ongi seesama doktor Kulli nagu mõtteviis ka, et mis oli juba 30 aastat tagasi juba välja öeldud, me peame rõhku panema ka sellele, et kui õde võtab nagu arstilt rohkem nagu koormust ära ja võtab vastutus rohkem, kuidas me siis õelt võtame seda ära. Ja kui ma käisin eelmine suvi siis Hispaanias, vaatasin peremeditsiinisüsteemile lõppevisiidil, siis nende perearstisüsteemis oli väga selgelt selline suhe, et üks abiline, üks õde, üks arst ja niimoodi siis jooksis enam. Ehk siis sul oli nagu neid abilisi oli ikkagi nagu päris palju võrreldes meiega. Ja ma arvan, et see on see suund, mis me peaksime ise ka liikuma. Ja järeldused, mis me siit esile saan tuua, et viimasel 10 on Eestis siis õdede arv küll suurenenud, aga see on jätkuvalt väiksem kui siis Euroopa Liidu keskmine. Et Eestis on siis OECD viimaste andmete järgi kuskil 6,4 100 000 kohta ja Euroopa Liidu keskmine on 8,3. Et me näeme, et 16 000 registrist, tegelikult neist töötab kuskil veidi alla 9000 ja kui me varsti suudame andmed ka puhastada, siis me suudame ette tuua, kui suur see tegelik ristkasutus on, ka eriõdede vaatest. Ja me näeme, et valdkonnast tegelikult on lahkunud päris palju õdesi või siis on lihtsalt pensioneerunud ja peatselt ka siis rohkem pensioneeruvad, kuivõrd keskmine vanus on juba päris kõrge suurel osal. Uus sisserände osakaal on märkimisväärselt väiksem kui Euroopa Liidu keskmine ja seal on erinevad õiguslikud piirangud, mida me oleme pannud kas siis keeleseaduste või siis ka mingi muud kvaliteedi vaatest, mis ongi oluline, aga samas me ei ole seda paindlikkusse sisse kirjutanud sinna. Ja kui me tahame jõuda siis sellise OECD keskmisesse, siis meil on vähemalt vaja 31% õdesid juurde, ehk siis summa summarum numbrides 2600. Ja ma arvan, et kui vaadata korraks edaspidi tulevikku ka tehnoloogia maailmasse, et väga palju räägitakse, et AI tuleb ja tehisintellekti võtab kõik töö käest ära ja et noh, kui ma alati õdedega räägin, et siis ma mõtlen, teie tööd küll keegi ära ei võta, et võib-olla arsti eest hakkab see AI natuke rohkem mõtlema ja teeb selle elu oluliselt lihtsamaks, siis sellised tööd nagu õde, kus peab olema empaatia, käelistoskused ja kõik see muu tarkus, mis patsiendi suhtlemisel peab olema meil olemas selgroo tasemel, et seda keegi nagu meie eest ära ei tee. Nii et mul on jätkuvalt suur au teiega koostööd teha, suur aitäh Õdede Liidule, et olete nii tubli ja panete need seemned pidevalt mulda, mis tekitab mulle tööd juurde, mida ma suudan jälle üles pushida ja ära teha äkki, kaasa aidata. Nii et aitäh teile!